Meie põhjusmõtted. Me hakkame juba sõjaga nähtavaste villuma. Hakkame tema kui hariliku seisukorra peale vaatama. Muidugi teatud mõttes, teatud määral. Sõja algul kubisesid kõik ajakirjad ainult sõjast, aga nüüd leiavad isegi iga päev ilmuvad lehed muud kõneainet. Tuletage meelde näituseks teatriküsimust ja maa omavalitsuse arutamist. Viimases asjas huvitab mind isiklikult iseäranis see, kui sagedaste sõnaga põhjusmõte ketast lüüakse. Põhjusmõte ees ja põhjusmõte taga, kui vastasele midagi ette heidetakse, siis puutub see ikka kõigepealt põhjusmõtteid. Põhjusmõttega arvatakse kõiksugused voorused, aga ka pahed ühendatud olevat. Tarvitseb ainult põhjusmõtet muuta ja kõik saab üleöö heaks, õnnelikuks. Ajalehtedest ikka ja jälle põhjusmõttelikke vaielusi, põhjusmõttelikke etteheitjaid, põhjusmõttelikke nõudmisi lugedes tulevad vanad head ajad meelde, mida hiljuti üle elasime. Ma mõtlen ärevaid aastaid. See oli esimene silmapilk, kus me põhjusmõtetest lausasuud rääkida võisime. Ja me tarvitasime seda võimalust õige ohtrasti. Kirjutasime ikka põhjusmõttelikult, käisime koos vaidlemas ikka põhjusmõtete üle, sajatasime üksteist ikka põhjusmõtete pärast. Isegi ilukirjandus ja luule kihises aina põhjusmõtetest. 10 aastat on sellest mööda. Tolleaegsed mehed on nii mõndagi pidanud nägema ja kannatama, nii mõnegi juuksed on vast enne aegu alliks läinud, aga mehed on nähtavasti endiseks jäänud. Eestlased on visa iseloom. Endise visadusega räägitakse põhjusmõtetest, ainult põhjusmõtted pole iga kord endised. Nagu 10 aastat tagasi. Niisama on ka nüüd meeli erutavaks küsimuseks maa omavalitsuse uuendamine. Vahe on ainult selles, et nüüd sakslaste poolt õige suur samm meile vastu on astutud, kuna siis midagi selle sarnast ei olnud. Soovitud uuenduse teostamiseks on praegu kahtlased lootused. Siis polnud vast mingisuguseid lootusi, aga see ei vähendanud sugugi me ägedust põhjusmõttelistes vaidlustes ja plaanide sepitsemistes. Me pidasime siis ja peame nähtavasti ka nüüd kõige kaugemale ulatuvaid põhjusmõtteid palju tähtsamaks kui ka kõige vähema tegeliku sammu teostamist, mis aastas sadadel ära roostetanud ajalooratta paigast nihutaks, ta kord ometi liikuma paneks. Me oleme juba ammu usu kaotanud varasemalt jutlustatud ajaloo hüpoteesse, aga niipea, kui me oma pisitillukese kodumaa asjade kallale asume, siis näib, nagu ootaksime ikka alles kas ajaloomurdeid või mitte midagi. Selle poolest oleme oma suure isamaa täieõiguslised lapsed. Mäletate, mis tegid Vene põhjusmõttelikumad mehed ärevatel aastatel, kus sõnade väärtus oli 0 ja tegu maksis verehinde? Vaieldi selle üle, missugune see tulevikuriik küll olema peab. Või ehk mäletate ka seda, mis tegid Lääne-Euroopa põhjusmõttelikumad mehed seda nähes? Nad ei jõudnud esiteks küllalt imestada, kuid pärast sõnasid nad resigneerunult. Nõnda pidigi see olema, teist loota oli kergemeelsus, teist loota võisid ainult need, kes oludega võhivõõrad. Inimene, seltskond, rahvas, kes kunagi võimalust pole näinud iseseisvaks töötamiseks, ei või üleöö tegevaks oskajaks, praktikalikuks saada. Ka praktikas peab harjuma ja kui seda silmas pidada, et ainult praktikat tõsised, elulised põhjusmõtted annab,
põhjusmõtted, mis kohustavad, siis on meie suur Isamaa niisuguseid põhjusmõtteid kuhjaga täis, mis raamatutest omandatud ja raamatutega unustatud. Siit saab ka arusaadavaks, miks meil kõrgemates õppeasutustes nii palju käredaid ja punasematest punaseid ning elus nii palju omavoli tarvitajaid, altkäemaksu võtjaid, kroonuraha omandajaid on. Meie üliõpilane on see kiidetud neiu, kel kõiksugused määramata voorused ja head. Kust tulevad küll naistel need vead siis? Üksikad riikisid ja rahvaid vapustatud ajalookeerud on jutlustatud põhjusmõtete paremad hindajad. Kristlane kuulutas armu, aga temast sai suurem terroristaja ja tuletarvitaja oma ligimase vastu. Marksist kuulutas rahu ja rahvaste vendust. Aga nüüd on ta valmis uhkustama, et on parem sõjamees. Usklikud puhastasid usku põhjusmõttelikult, aga kumb on praeguses verevalamises alastavam? Katoliiklane või protestantlane? Aga mis tarviski nii suuri sündmusi puudutada? Vaadelgem ühiskondlist või eraelu. Juba lapsepõlves nägin, et vagadus, ma mõistan tõsist vagadust, kedagi üle kohtust tagasi ei hoia. Pärast leidsin, et ka kõige ilusamad ja kõige enam ülistatud põhjusmõtted inimese kõlbelised kalduvused täiesti puutumata võivad jätta. Sest inimene ei käi põhjusmõtete, vaid põhjusmõtted inimese järele. Põhjusmõte pole üleüldse mingisugune tõendus, kõige paremal korral on ta ainult mingisugune kaitsevall. Enamasti aga paljas ettekääne. Petis, varas, võõravaranduse raiskaja võib nii hästi kodalane kui ka martsist olla. Ta võib olla pangapidaja või tööliste usaldusmees. Vahe seisab ainult selles, et marksist tõenäolikult võib ennast vabandada. Tema on ju praeguse kodanliku korra põhjusmõttelik vastane, seega ei patusta tema kodanlikku korda rikkudes oma põhjusmõtete vastu. Aga ka ausaid võib leida igas erakonnas, vististe isegi kiriklased ja mustasajalised ei saa ilma nendeta läbi, sest nagu juba tähendatud, põhjusmõte pole ausas töös mitte iga kord takistuseks. Kuid ettevaatamatus oleks siit järeldada, nagu peaksid need, kel põhjusmõtted puuduvad, kõik aususe eeskujud olema. Täiesti ausaks võib ainult see jääda, kes midagi ei tee ja kes elugi põlgab. Seda teadsid vagad. Nad läksid kõrbe pagulaseks või ronisid posti otsa, seda teadsid ka stoiklased. Nad hoidsid ühiskonnast eemale, pugesid vaati. Aga seda aimas ka uuema aja suurem mõtleja Immanuel Kant. Hirmuga viibis ta kogu eluaja Königsbergis, kartes vähemagi sammuga oma ilusaid ja kõrgeid põhjusmõtteid rikkuda, oma kategoorilist imperatiivi hävitada. Niisiis, määrdumata voorused on unistajate pahe. See on ka meie suure Isamaa üks kenamatest pahedest. Sellest annavad muuseas tunnistust Tolstoi, Dostojevski ja Solovjovi nimed. Aga sellest räägivad ka kõik põhjusmõttelikud erakonnad, kogu seltskond, kui sarnast oletada võib. Iga vähemagi sammu eel arutatakse ja räägitakse kuni tüütuseni pead murdes. Kas vast ometi kuidagi põhjusmõtte vastu ei patustada? Vene rahvast nimetatakse jumala otsijaks, selleks jääb ta ka põhjusmõtetes. Igas põhjusmõttes püüab ta kohe jumalust leida ja jumalust otsides hoiab ta kõigest hingest patu eest. Ei tee midagi või teeb imestamisväärt vähe. Põhjusmõttelikke jumalaid on nii palju, et liikuma ei pääse ka ajaloo keerul mitte. Sellest samast tundmusest ei saa sagedaste ka meil lahti. Niipea kui silmapilk läheneb, kus iga viimanegi jõu natuke
Meil on teda muidugi vähe. Teatud sihis peaks tõmbama, et pisut tillukestki sammu oma ideaali poole astuda. Muidugi on ühtede ideaal lähemal, teistel kaugemal, mõnedel juba selja taga. Pistavad põhjusmõtted kui värvukesed lendu, üks hallim või kirevam kui teine ja mehed, pidage kinni, me ei või, põhjusmõtted ei luba. Sarnased põhjusmõtted tuletavad mulle ikka lehetoimetajat meelde, kes oma lehes kunagi ei kirjutanud. Sest vaadake, põhjusmõtted ei lubanud, siis valitses alles eeltsensuur. Ka praegu keelavad põhjusmõtted meid mitte ainult ühes või teises lehes kirjutamast, vaid ka üht või teist lehte lugemast. Kuigi kõrvaltvaataja kuidagi aru ei suuda saada, missugused põhjusmõtteid üksikuid lehti eraldavad. Tõsi, igal suuremal lehel on oma ringkond, kes nii või teisiti temaga tululiselt seotud, aga ringkond ei tähenda veel põhjusmõtet. Et igapäevase avaliku tegevuse eest põgeneda, mässime end põhjusmõtete kõrki mantlisse. Me kardame avalikku tegevust, temas nähes midagi musta, määrivat, reostavat. Avalikus tegevuses tahaksime ikka hea meelega sõrmaga näidates öelda, mitte meie, vaid nemad. Et lugu tõepoolest nõnda on, näitab see, kui kahtlase pilguga kõigi peale vaadatakse, kes ühiskondlikest midagi katsuvad teha. Iga viperust, iga oskamatust, iga korraldamatust püütakse ainuüksi kelmusega ülekohtuga seletada. Kuulake, mis räägitakse meestest, kes linnavalitsuse ja tema üksikute osakondade ümber seisavad. Ja pange tähele, missugused arvamised liiguvad nende kohta, kes ühistegevuse asutusi juhivad. Ettevaatlikult sosistatud sõnade põhjal peaks arvama, et meil ainult kelmidega tegemist. Meie ise aga hoiame endid kõigest sellest mustusest hoolega eemale. Isegi selle mustuse päevavalgele toomine võiks meid määrida. Paremal korral hoiame endid teiste selja taha ja õssitame neid, kes kõike välja ütlevad. Mida sülg suhu toob, kuigi see napakuse põrunud märgi otsa ette vajutaks. Mul pole põhjust kogukondlisi ja ühistegevuslisi ametnikke kaitsta. Nagu mulle ka koguni mitte mõttesse ei tule neid kõiki ausateks pidada, kes avalikult näppugi ei liiguta. Olgu nad ükskõik missugusest elukutsest pärit alama või kõrgema hariduse osalised. Ma arvan ainult, et meie avalikkude asjade viperustes, nagu Lindaga alates, kõigepealt oskamatus, vilumatus süüdi on. Peasüü peitub just selles sisemises saamatuses, paindumatuses, kohmakuses, mis meid võimaldab kõigest vanast visalt kinni pidama ja mis meid sunnib igal nõutaval silmapilgul nõnda nimetatud põhjusmõtete taga varju otsima. Sest me aimame ju, et me vähemagi sammuga avalikus tegevuses sedasama saamatust ja kohmakust avaldaksime, mille eest teisi nimetame kelmideks. Mul pole vähematki usku lamajate, targutajate, põhjusmõtete tõsidusse. Põhjusmõtted on neil ainult ettekäändeks, et võimalik oleks veel vagusamalt lamada, veel ohtramalt targutada ja mitte ainult avalikus ühiskondlises tegevuses, vaid ka kunstis ja kirjanduses. Me ei saa midagi teha. Põhjusmõtte pärast me ei saa midagi kirjutada, põhjusmõtte pärast me ei saa midagi maitsta, põhjusmõtte pärast isegi lapsed jäävad sigitamata ja sünnitamata ikka põhjusmõtte pärast. Aga imelik. Need, kel põhjusmõttelik kammits pahkluudes või põhjusmõttelikult rebases rauad peajus, mis takistavad avalikku tegevust ja mõtlemist. Need talitavad oma eraelus sagedasti nõnda, et otsid ja otsid ning imestad lõpuks, kuhu on küll kammits ja rebase rauad jäänud. Eraelus ei saa kuidagi aru, kas keegi kiriklane, kodanlane, marksist või mustasajaline on. Aga mu armsad,
milleks on teil siis igal parajal silmapilgul lendu lastud ja ägedaste kaitstud põhjusmõtted. Avalikult ei saada neid tarvitada, sest põhjusmõtted takistavad midagi tegemist ja eraelus ei tarvita teie neid, sest tarvitatud põhjusmõte paneks ju teatud kohused peale, mida aga ükski mõistlik põhjusmõte heaks ei või kiita. Nõnda siis. Põhjusmõte on kilbiks, tuulevarjuks, põhjusmõte on ehteks, paradeerimiseks, põhjusmõte on ahvatlevaks söödaks, põhjusmõte on edvistamiseks, kehklemiseks, põhjusmõte on valgeks mantliks, mille taga isegi Hamleti kahtlevat nägu ei leidu. Põhjusmõte on mõnusaks mängukanniks, mida iga silmapilk kergesti uuendada võib. Põhjusmõte on kõige parem laiskuse, ükskõiksuse, nõrkuse, saamatuse ja kohmakuse tagatugi ja mida päratum, käredam, kättesaamatum põhjusmõte, seda parem tagatugi. Hästi valitud põhjusmõtte varjus võib kauaks elada ilma, et kordagi tarvitseb midagi ühiskonna kasuks sule, suu või käega teha. Põhjusmõte ei luba. Aga sellegi peale vaatamata võib väga ausasti ja kuulsalt surra, võib majad ja maad maha jätta lastele ning lesele, nii et tal lootust on veel teist korda puuruudipärga kanda. Matused saavad suurepärased ja rahvas räägib lahkunust ainult head öeldes. Ta ei teinud küll midagi, aga oma põhjusmõttele jäi ta surmani ustavaks. Ja meie lisame juurde, võiks see igaveses elus niisama olla. Anton Hansen Tammsaare aastal 1915.